2 3/15 on vaja 4 11-ndikuga korrutada. Me saaksime esimese segaarvu lahti kirjutada kahte ossa. See on 2 pluss 3/15. Ja see kuulub kokku ja siis on vaja korrutada veel 4 11-ndikuga. 3 ja 15 saame läbi jagada ühe arvuga. 2-ga me ei saa, sellepärast et 3 ei jagu 2-ga. Järgmine 2 suurem arv on 3. 3-ga saame juba, sellepärast et 5 pluss 1 on 6 ja 6 jagub 3-ga. Nüüd on meil 2 ja 1/5. Teeks seekord niimoodi, et liidaks need kokku, muidu me saame otse ka teisendada 2 korda 5 pluss 1 on 11. Aga seekord liidan kokku lihtsalt 2 ühendikku ja 1/5. Tuleb leida ühine jaotus 2 ühendikule ja 1 viiendikule. Siin on seda lihtne teha, sellepärast et kui miski on jagatud 1-ga, siis me peagi suuremat arvu hakkama otsima kui see teine arv. Aga ühine jaotus on 5. Siia tuleb esimesele tihendajaks 5 jagatud 1-ga. On 5 ja 5 jagatud 5-ga on 1 tihendajaks teisel. Ja nüüd vaja läbi korrutada. 5 korda 2 on 10. Pluss 1 korda 1. Ja see kõik on vaja korrutada 4 11-ndikuga veel. Me siin tehted ära. 5 korda 2 on 10. Pluss 1 jagatud 5-ga. Ja 4 11-ndikku langib ikka veel sabas. Ja siit me näemegi, et kui meil oleks 2 1/5 vaja otse teisendada liigosa määraks, siis loenduri saame niimoodi, et 2 korda 5 pluss 1. Ja kui me kokku liidame, on täpselt sama algoritm 2 korda 5 pluss 1. 11 viiendikku korda 4 11-ndikku. Üheteistkümned on ühesugused arvud. Üleval kui all saame maha võtta need. Ja järele jääb 4 viiendikku.